Tervist, olen Alvar Erven. Olen Alvar Johan Salev ja tulime siia, et arutada spetsialistidega suusa valimist ja suuskade hooldamist. Krist. Ahur, Olav. Üritame siis täna rääkida suuskade valimisest, suuskade määrimisest ja kõige lõpuks siis ka suusapõhjadele mustrite tegemisest. Nii, suusad. Nii, tegemist on siis klassikasuuskadega ja pluss silmale ilmselt siis hästi kõrge kulbiga suusad. Mõõdame neid siis sellise aparaadi peal siin stendis ja siit tuleb meil siis, mõõdame välja 3 erinevat parameetrit. Punkt 1 on pidamisala pikkus, vastavalt siis kehakaalu järgi. Teiseks mõõdame määrdepesa kõrguse, kulbi kõrguse ja kolmandaks mõõdame siis nii-öelda makskilo, mis raskuse pealt nagu läheb täiesti kokku suusapõhjal. Nii, asume siis mõõtma esimest arvväärtust. Selleks oli meil pidamisala pikkus ja sportlase kaal oli 83, selleks keerame siin peale pool kaalu, 41,5 ütleme siis. Nii, ja kuna oli plussisuusk, siis võtame vähe jäigema või vähe paksema kaliibri. Nii, eest tuleb siis 34 sentimeetrit ja tagant tuleb 24, 58. Ma arvan, et igati suurepärane tulemus. 27 suusa puhul pidamisala 58, ilusti kannajuurest jookseb kinni. Väga hästi sobib. Nagu ma aru saan, siis klambrite paigutus ja kehakaal sobib suuskadega kokku. Jah, täpselt, see tuli siit ilusti välja. Ja nüüd saame minna sujuvalt nüüd teise punkti juurde, et siis määrata pidamisala ehk siis määrdepesa kõrgust. Selleks muudame keskkoha 8 sentimeetri peale siit ja siit tabelist vaatame siis selle 32,5 peaks nagu siis siia vahele panema ja nüüd vaatame, palju siia läheb kaliibreid vahele. Selleks on meil olemas erinevad siin erineva mõõduga kaliibrid ja nüüd sobitame neid siia vahele. Nii, ja nüüd liidame need 0,1 millimeetrit siin kokku ja jagame 2-ga. No 2,2, täpselt 1,4 tuleb. Ehk siis ütleme, et see on puhas, hästi sula või no ütleme lausa vesi voolab juba sellise ilmasuusk, mis veel kord kinnitab, et sobib ideaalselt selle eelnevalt öeldud jutuga. Ja kolmandaks siis mõõdame üle nii-öelda maksimaalsed kilod ehk siis mille pealt suusad täiesti kokku lähevad. Selleks jääb see asend täpselt samasse kohta, 8 sentimeetrit siit sellest tsentrist ja mõõdame selle tavakaliibriga nii-öelda, et see kinnipooks on. Nii, tuleb 52 ja järjekordselt kinnitab eelpool öeldud juttu. 52 on jällegi selline, sinu kehakaalu suhtes on puhas sulasuusk. 83 kilo juures 52 on see, need kilod siis on täiesti. Nii et kokkuvõtlikult võib öelda, et täiesti sobiv suusk sul plusskraadidega suusatamiseks. Selle info põhjal sain kinnitust, et suusad vastavad nii minu kehakaalule kui ka omadused on sulailma jaoks. Soovitan ka teil käia AT Spordis ja vaadata üle oma suusavarustus, et kas sobib treeninguteks ja võistlusteks või peab midagi ümber vahetama.